Jumal, sind kiidetakse vaikse meelega Sionis ning tasutaks sulle lootuse. Sina kuuled palvet, kõik liha tuleb sinu juurde. Sina tuled maad katsuma ja teed tema väga rikkaks. Nõnda ütleb Issand. Ei pea edaspidi kõigil maailmal päevil lõppema. Ei seemendamine ega lõikus, ei külm ega pala, ei päev ega öö. Austagem Issandat, oma Jumalat, kes meile hoiab nädalaid, mis lõikuseks on seatud. Tänagem Issandat, sest tema on hea ja tema heldus kestab igavesti ja kõik rahvas ütelgu Aamen, halleluuja. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Vaata taevast halastus
andeks oma armsa poja, meie õnnis tegija, Jeesuse Kristuse kalli lunastuse pärast. Annab meile ka armu, et oma elu parandame ja igavese elu pärime. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainutsündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei pea hukka saama, vaid et igavene elu temal peab olema. Kuule Kristuse kogudus Jumala sõna, nagu teda loeme Joobi raamatus 40. peatükist. Inimesel naisest sündinul on lühikesed elupäevad ja palju tüli. Ta tõuseb nagu lilleke ja ta lõigatakse ära. Ta põgeneb nagu vari ega jää püsima. Ometi pead sa seesugust silmas ja viid mind enesega kohtu ette. Kes võib roojasest teha puhta? Mitte keegi.
kuni tema elupäevad on määratud ja tema kuude arv on sinu käes. Sa oled pannud piiri, millest ta ei saa üle minna. Siis pööra oma pilk tema pealt ära ja jäta ta rahule, seni kui ta päeviselana oma päevast rõõmu tunneb. Oh, et sa varjaksid mind surmavallas, peidaksid, kuni su viha möödub ja sa määraksid mulle aja ja siis peaksid mind meeles. Kui mees sureb, kas ta ärkab jälle ellu? Ma oodaksin kogu oma sundaja, kuni ma vabadus tuleb. Su hüüaksid ja ma vastaksin sulle. Sa igatseksid oma kätetööd. Amen. Ja Jumalan sõna jätkub Luuka evangeeliumis 7. peatükis. Ja mõni aeg hiljem läks Jeesus linna, mida hüütakse nainiks, ja temaga läksid kaasa ta jüngrid ja suur hulk rahvast. Aga just siis, kui ta linna väravale lähenes, kanti välja surnud oma ema ainsat poega. Ja ema oli lesk. Ja üsna suur hulk linnarahvast saatis teda. Ja kui isa nägi ema, hakkas tal temast hale ja ta ütles, ära nuta enam. Ja ta astus ligi ja puudutas sunnuraami, mis peale kandjaid jäid seisma. Ja ta ütles, noor mees, ma ütlen sulle, ärka üles. Ja surnu tõusis, istuli ja hakkas rääkima. Ja Jeesus andis poja ta emale tagasi, aga kõiki haaras kartus ja nad ülistasid Jumalat ja ütlesid, meie seas on tõusnud suur prohvet. Ja Jumal on tulnud hoolitsema oma rahva eest. Amen. Ja me tunnistame oma püharisti usku üheskoos nõnda üteldes. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud Neitsis Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnust, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu.
olgu Jumala Isa armastus, Jeesuse Kristuse arm ja Püha Vaimu osalus meie kõikidega. Aamen. Head sõbrad, toon teile esmalt tervisi koduselt Eestimaalt ja meie kiriku peapiiskopilt Urmas Viilmalt, kes teadupärast on oma sabadikalilt tagasi, ja vend Väino, kus ta siin on, ütles mulle just, et ma pidin nagu väga hea välja nägema, ilmselt sellel põhjusel, et siis peapiiskop on jälle töölt tagasi ja on mul ülesandeid vähem, et südamlikud tervised igal juhul tema poolt. Ja kallis kogudus, ka tänusõnad sulle, et võin täna siin teie keskel olla ja mitte üksinda, vaid minuga on kümmekond väga toredat kolleegi, kes juhivad Eestimaal erinevaid rakenduskõrgkoole, samuti ministeeriumist inimesed. On suur rõõm, et oleme üheskoos siin koos. Ja ma ütleksin, et see rõõm on nagu veelgi suurem selles mõttes, et meil oli eile üks eriline pühitsus Niagara Falli peal. Nimelt Ulla Vreden, kes juhib Tartus meditsiinikooli, sai väga austava tiitli, siis aasta koolijuhi tiitli. Aga järsku sa tõused püsti ja näitad ennast, me saame sulle ühe aplausi teha ja siit on. Nüüd võikski öelda, et ma liigun väga heas seltskonnas ja olen liikunud täna täpselt samamoodi heasse seltskonda. Aga sain aru, et siin koguduses pühitsetakse täna lõikusse tänupüha. Ja ma mõtlesin, et siis võib-olla lühidalt, ja vaimulik peab alati lühidalt tegema, siis on lootus, et kutsutakse tagasi, et kui läheb liiga pikaks, siis tõenäoliselt mitte. Ehk siis mõned sõnad lõikuste tänupüha kohta, aga kirikukalendris on meil ka nagu teine rõhuasetus, et Jeesus annab elu, et võib-olla paar sõna selle kohta ka. Mõned teie seast võib-olla teavad, et mina noore mehena alustasin oma tööd Vastselinas, see on päris siis seal all Vene piiri ääres. Ja meil oli üks hästi armas komme lõikuste tänupühal ja see komme oli võib-olla seal 100 aastat juba püsinud. Nimelt siis küpsetati üks väga suur leib. Ma arvan mõõtudes, teil on siin meeter mõõdustik tollides, ma ei oskaksin Eesti seda öelda, ühtepidi vähemalt meeter, teistpidi võib-olla 80 sentimeetrit. Ja seda on 3 põlvkonda tegelikult teinud oma talus. See toodi siis altari ette, vaimulik õnnistas seda, see niimoodi ilusti siis ümbritsetud sügisandidest, nagu tänagi on teil siin kaunid annid ka altari peal. Ja siis mendi pärast pastoraati ja söödi see ühiselt ära. Ja minu jaoks alati oli selline nagu müstiline teema, et kes siin on Vassani kirikus käinud, see teab, et see kirik on päris suur. Istekohti oli seal 850 ja suurtel pühadel ikkagi 1000 inimest oli. Ja ma kunagi ei saanud aru, kuidas on võimalik, et iga inimene sai alati ühe tüki sellest leivast, et oli seal 500 või 800 inimest sees. Et see oli selline tore jagamine ja nagu ühtsuse tunne. Nii et mul on nagu sellised mälestused sellest päevast jäänud. Ja muidugi, eks mina olen selline paadunud linnapoiss olnud, kus ikkagi leib tuleb nagu poest, ega leib ei tule siis põllu pealt. Aga maal loomulikult on alati need lõikuspühad palju suurema tähendusega. Ja muidugi lõikuspüha tuleb juudi kalendrist ja ta on tulnud siis kristliku kalendri meile üle. Ja mõte ikkagi on tänada Jumalat mitte ainult lõikuse eest, vaid kogu selle protsessi eest, alati siis külvist kuni selleni, kuidas leib jõuab lauale. Ilmselt kallid sõbrad, iga asjaga on nõnda, et kui me vaatame nagu asja distantsilt, on asjad nagu selged ja lihtsad, aga tõesti, kui me mõtleme selle ühele viljaterale
et seal on elu sees ja et leib otse, kui tuleb maa seest välja. Et see on selline nagu seletamatu asi ja Jumala ime ja õnnistus. Nii et mitte ainult täna, aga igal päeval meid kutsutakse tänama Jumalat igapäeva leiva eest. Muidugi kuidagi alahindamata inimeste tööd ja pingutust selle saamisel, aga tõepoolest meeles kandes ka tänaseid algussalmide sõnu, kus meile öeldi, et tänaga issandat, sest tema on hea ja tema heldus kestab igavesti. Kes meist on tuttav Luteri katekismustega, seal Luter natukene arendab seda teemat edasi, üks nagu laiendab ja kui ta siis defineerib igapäevast leiba, mida me sinna palve on meisa palves meil olemas, siis ma nüüd mälu järgi tsiteerin, ta ütleb, et see on siis hea ilm, head naabrid, rahu, kõik sellised asjad. Ja ta võtab nagu asja kokku niimoodi, et igapäevane leib on tegelikult see, mida siis inimene selleks maiseks eluks vajab. Mitte tähendab kitsalt, Jumala sõna ütleb ka, et inimene ei ela ju ainult sellest leivast, vaid kõigest sellest õnnistusest, mis Jumal meile annab. Ja selles mõttes, kallid sõbrad, üks selline igapäevane leib või viis seda mõista on ka see, et me oleme üksikult nagu üksteise jaoks ka selleks leivaks. Sest tõepoolest, kui õnnetu on inimene, ma kellegi siin ka tsiteerisin tuntud prantsuse filosoofi Jean Bouillardi, kes ütleb, et see inimene on kõige õnnetum, kes peab üksi sööma. Ja me oleme siin oma grupiga reisil olnud ja meil on toredaid söögikogemusi olnud ja see on nii tore, kui me võime leiba jagada ja murda üheskoos ja muidugi nagu meenutada ka seda, et eks lõikuspüha kutsub meid seda leiba õnnistust ka üksteisega jagama. Nii et võib-olla võime siit ka selle kaasa võtta, et see igapäevane leib on tõesti, mida me kõik vajame, siis nagu ka laiemas mõttes oma igapäeva eluks ja Jumal seda on meile rohkesti kinkinud. Aga ma astuksin, head sõbrad, veel nagu ühe sammu kaugemale ja see on ka olnud selline nagu, ütleme siis, kristlik mõte lõikus tänupühal läbi sajandite, kus on nagu meid endid nähtud Jumala põllumaana, kus siis Jumal oma sõna läbi, nagu me täna oleme laulnud ja palvetanud, siis seda head seemet külvab ja ootab, et sealt midagi siis võrsuks ka. Ja eelkõige muidugi oodatakse armastust, need on need vaimuviljad, nagu me teame, armastus, rõõm, rahu, tasadus, pikk meel, heldus, enese taritsemine. Et see on nagu selle vaimuliku leiva pool tegelikult, mida tuleks ka meenutada, sest võib-olla mõni inimene võib ka ennast nagu mõtestada väga materialistlikult, et kogu see ihulik või materiaalne pool ongi nagu kõik, aga on olemas hingeline ja vaimne elu. On ju päris selge ka, et inimesel võib seda igapäeva leiba olla, aga ta võib olla vaimselt näljas, ehk siis kõik võib nagu materiaalses vaates olla korras, aga kui rahu ei ole inimese südames, andestust, tasakaalu, lootust, rõõmu, kõiki neid asju, siis inimene on tegelikult õnnetu. Ja võib-olla seda igapäeva leib on natukene vähem ka, aga kui inimene on rahul, me siin just ühel hommikul hea kolleegi Kuunoga rääkisime sellest, ütles ka väga hea mõte, et kõik algab ka nagu rahulolust endaga. Ja see on ka hästi kristlik mõte, et alles siis, kui me teeme endaga rahu, kui me suudame ennast armastada, ennast aktsepteerida, nii poolikuid või terved, kui me parasjagu oleme, siis me suudame tegelikult ka naeratada teisele, teist võtta õe ja vennana vastu ja muidugi Jumalat armastada. Et võib-olla, kallid sõbrad, sellised lõikus tänupüha mõtted ja väga paluks endale ja ka kõigile, et see tänulik meel nagu saadaks meid alati, loomulikult täna nagu eriti, aga igal päeval. Ja
nüüd ma hakkan juba oma sõnu sööma. Tahtsin siia kohta lõpetada need mõttedega, aga ma ühe mõtte nagu paneksin siia veel juurde, et mida minu kallis abikaasa nagu ei väsi rõhutamast, et kui on väga raske, et siis hakka tänama. Et siis läheb nagu kergemaks või kui on nagu võib-olla inimsuhetes raskusi või mõne inimesega raske palvetama tema eest, mõtle head temast ja siis nagu midagi sulab ja midagi murdub ja kõik läheb kergemaks. Taas, kui lubate, ma toon vana inimene hakkab heetama, ühe näite oma tööst siis Vasselinas, kus oli üks vanem koguduse õde, kes on juba ammu issanda juures ja ma teadsin ta elukäiku, ta oli hästi raske elukäiguga. Ja ta alati tuli minu juurde, ütles, Oove, täna minu eest. Ja ma ütlesin, nagu ei saanud aru, et mis mõttes, aga kõik need 8 aastat, mis ma seal olin, ta ütles, Oove, täna minu eest. Ja kunagi veel aastad hiljem, kui teristas, Oove, täna minu eest. Ja siis ma olen vahel mõelnud, et kui selline inimene nagu sellise kannatuse mahuga suutis Jumalat tänada ja kuidagi ka mõtestada oma kannatust või näha, et ka see keerulised asjad tegelikult kasvatavad meid ja tulevad heaks, siis ma peaksin seda nagu ammugi suutma. Ja tead, sõbrad, et võib-olla selle mõttekese paneksin ühiselt südamele, et katsume olla tänulikud inimesed, sest hädaldamist ja virisemist on küll ja veel, aga just sellist lahedat meelt ja avarat vaadet ja tänulikkust ja seda muudab meid, see muudab teisi. Väga toredalt Arvo Pärt ütles oma 90. sünnipäeval, et katse igat inimest muuta on agressioon. Et kui üldse kedagi muuta on ennast ja ma arvan, et see enda muutmine tegelikult tulebki sellest tänulikust meelest. Aga paar sõna siis ka selle evangeeliumi kohta, kus öeldi, et Jeesus annab meile elu ja me kuulsime sellist väga tõsist aga kaunist jutustust siis Naini noormehest, oma ema ainsast pojast, kes oli surnud ja kuidas Jeesus tema tegi elavaks. Ma olen päris pikalt juba vaimulikuna töötanud, võib-olla isegi mitmeid tuhandeid siit elust ära saatnud, kes on lahkunud. Ja tõesti matusele on tohutu vahe. Kui lahkub vana inimene, kes on tööd teinud, lapsed, see on nagu üks asi. Aga lahkub noor inimene või lahkub laps ja ainukene laps näiteks vanemat. See on ikkagi ääretult nagu raske ja kohutav kogemus, kogemus isegi vaimuliku jaoks tegelikult. Nii et siin oli midagi seesugust, aga Jeesus siis teeb ime, see noormees saab elavaks, Piiblis on ka veel mitmeid teisi selliseid jutustusi. See on nagu kõige nagu võimsam selles mõttes, et kui Jeesus ajab kurja vaimu välja või teeb haige terveks, on nagu üks asi, aga et surnud ei ole kunagi elavaks saanud. Ja teed nagu märk ka sellele tulevikule, mida me ootame. Ja ma nagu tõmbaksin nagu teatud seosse siin, kui me täna tulime Tee kaunisse kirikusse, siin on see imeline kolumbaarium, kus ma olen ise ka istumas käinud ja palvetanud ja isegi hakkasin mõtlema, ma ei suutnud mõelda, kuna ma esimest korda siin käisin, väga palju veel õnnis piiskop Taul elas tõkord. Ja küll on hea mõelda, et need kolumbaariumid või surnuaiad on tegelikult mitte lahkunute jaoks, need on meie jaoks. Et me käiksime, meenutaksime neid inimesi, tänaksime nende inimeste eest ja usuksime, et nad on jõudnud igavesse ellu, see ellu, mida Jeesus annab. Sest tõepoolest, nagu ennegi ma vihjasin, et inimene ei ole ainult see mainihu, ta on hing ja vaim. Mainihu, see saab põrmuks, Jumala sõna ütleb ka, et see mullast võetud ja peab mullaks saama. Aga me ise, ma usun, meist keegi ei taha minna mulla alla ja me ei lähegi, kui me oleme usklikud inimesed, meie hing läheb tagasi taevasse Jumala juurde ja küll on nagu seda hea mõelda. Üks armas õde tuli hommikul minu juurde, kui ma seal all käisin ust kraapimas ja kohvi nõudmas, et ütles niimoodi mulle, et võib-olla elu nagu vanema inimesena on nagu raske selles mõttes, et sa näed, et eakaasluse hakkab väga palju nagu ära minema. Mis on tõsi. Ja ma vastasin talle umbes nii, et see on muidugi tõsi, aga jällegi nagu vaimulikust ja ka enda kogemusest rääkides mu enda lähedased, isa ja ema lahkuid suhted noorelt, vend ka samuti. Et nad on kõik juba seal mind ees ootamas. Et ma mõtlen, et kui ma oleks pidanud 2-30 lahkuma,
ikka raske, et sa nagu, sul sõbrad on siin, kõik on siin, aga praegu ma tean, mul on, no muidugi ääretult palju sõpru on siin, aga väga paljud on taevakodus, et selles mõttes võib-olla vanemate meil on natukene rohkem või natuke kergem minna. Et meid on inimesed ees ootamas. Soome keeles on väga tore nagu väljend edesmennet, tähendab meie eele läinud. Eesti keeles võib-olla ei ole meil niisugust väljendit olemas. Nii et seda on kergem ja muidugi kindlas teadmises, et Kristus ütleb, ma olen üles tõusmine ja elu. Ja tihtipeale viibites on tõlgitud, et ta ei sure alatiseks, aga kui kreeka keelt saad lugeda, tuleks tõlkida, ta ei sure kunagi. Ja me teame, kui me oleme ristitud, kui me oleme usus, kui me püüame seda elu elada nii, nagu me suudame, eks me jääme kõik võlgasteks ja poolikuks, aga kui me oleme Kristuses, siis on meil igavene elu. Aga nüüd on küll juba hetk, kus see juba läheb ebaviisakaks, ma nii pikalt räägiksin. Aga veel kord suur tänu teie kannatlikkuse eest, tõesti mul on alati head kogudused olnud, kes kuulavad. Aitäh teile tähelepanu eest ja võtame need tänu mõtted siit täna endaga kaasa. Tänu igapäeva leiva eest, tänu maise elu eest, tänu taevase elu eest ja käime seda eluteed rõõmsa meelega üheskoos, aidaku meid selleks Jumal. Ja nüüd armsad, ma usun, et me tõuseme, eks ole. Ja väga paljudes välis-Eesti kogudustes on tava siis ka palvetada meie maa ja rahva eest ja seda tehakse kuulates Eesti riigi hümni viimast salmi. Armsad olgu Jumala Isa armastus, Jeesus Kristus arm ja püha vaimu osadus teie kõikidega. Aamen.
issand Jumal, palun õnnista neid ande, mis on sinu töö jaoks korjatud ja palun luba sinu töö siin Peetri koguduses jätkuda. Amen. Ja meie täname ja palume. Kõige vääriline ja armastav Jumal, kõik head ja täislikud andeid tulevad sinu käest. Me täname sind selle aasta eest, et sa oled andnud meile toitu ja kõike, mis eluks tarvis. Me täname sind maa ja mere viljade eest, töökate käte ja avatud südamete eest, kõigi andede eest, mida saame jagada üksteisega. Seepärast kiidame sind ja tunneme sinu ette rõõmuga. Issand, me kiidame sind. Issand, kuule meid. Õnnista meie maa ja linna, meie kodusid ja töökohti. Hoia meie rahvast ja juhi meie juhte, et nad töökaksid õigluses ja tarkuses ning et kõik võiksid tunda rõõmu oma töö viljast. Ole lähedale neile, kelle laud täna on tühi, kes igatsevad õiglust või kes elavad hirmu ja puuduse all. Aita meid olla helded ja hoolivad, et keegi ei jääks ilma sinu andidest. Issand, aita meid! Sind, Issand, kiidame ja austame igavesti.
Jeesuse Kristuse, oma issanda hääli, kelle pärast sina meie peale armu heidad, meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust tõotad. Sellepärast oleme kõikide inglite ja taevaväe hulkadega sinu aunimele kiitused laulnud. Palume sind, halastada taevane Isa, ülistada seda püha söömaid meile kõigile, kes siin sinu laual koos oleme, leivast sööme ja karikast joome ja sellega sinu pojaga verd tema tõokast mööda vastu võtame. Issand Jeesus Kristus selle öö ütlema ära anti. Ta võttis leiva, tänas, murdis, andis oma jüngritele öeldes. Võtke ja sööge, see on minu igu, mis teie eest antakse. Seda tehti minu mälestuseks. Samal kombel võttis temaga karika pärast söömaaega. Tänas andis selle neile ütles. Võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping mu veres, mis teie eest vaadatakse pattude andeks andmiseks. Iga kord, mida sellest jooge, tehke seda mälestuseks. Jeesuse nimel palume ühes koos. Meie Isa, kes oled taevas, pühistatud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nagu maa peal. Meie igapäevast leiva anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Kord, kui me seda leiba sööme ja sellest karikast joome, me kuulutame issanda surma ja tunnistame ülestõusmist, kuni ta tuleb taas oma kirkuses. Armsad issanda rahvad, olgu teie kõikidega. Issand ütleb, tulge, sest vaiden issand, kes ma olen altari juurde, tuleb.
sest tema on hea.
sõbrad, mul oli selline vahva ülesanne siia kirja pandud, et paluda õnnistust uuele juhatusele. Ma sain aru, kes on siis ametisse valitud selle aasta juulikuus. Ja ma palungi siis teie juhatuse koos juhatuse esimehega siia altari ette, et me võiksime teid õnnistada ja paluda Jumala head armu ja õnnistust teid juhatama. Olge head! Armsad sõbrad, üks väga tore sõna on Piiblis. Piiblis on kõik toredad sõnadega, mis kuidagi on nagu mind ennast selles seoses puudutanud. Jeesus ütleb meile, et mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen valinud teid ja läkitanud, et te läheksite ja kannaksite palju vilja, et see vili jääb. Austatud juhatus, kallid vennad, need sõnad tuletavad meile meelde, ka siis, kui nii oluline ei ole see meie jah ja nõusolu kiriku tööks, on ikkagi issand see, kes on meid valinud ja kutsunud. Ja seda on väga hea teada, sest juhatuse ja vaimulike töö ei ole alati kerge. Me võime hakata kahtlema, kas see on midagi, mis me peame tegema. Ja siin saabki meil inspireerima see teadmine, et meie ei ole tulnud, vaid meid on kutsutud. Ja Kristus on ka tõotanud meid seada, seda tähendab õnnistada, seda me ka koos koguduse ja heade vaimulike vendadega täna teeme. Me õnnistame teid issanda nimel. Ja me teame, et koos selle kogudusega ja seda kogudust juhatades aitate te kanda vilja, mis jääb auks Jumalale, õnnistuseks Eesti kogukonnale siin Kanadas, aga ka teie hingepühitsuseks. Ja ma palun, tõuseme hetkeks. Kallis taevane Isa, me täname sind südamest selle töö eest, mis selle koguduse keskel on aastaid ja aastakümneid tehtud. Paljud head õed ja vennad, kes on siin pannud käe adra külge, on jõudnud juba sinu riiki taevas. Paljud on siin. Me täname eriliselt ka sind eelmise juhatuse koosseisu eest, esimees Veino Einola eest, tema juhatuse ja panustuse eest. Ja palume nüüd ka uue juhatuse esimehe Toomas Argeti ja tema head kolleegid sinu õnnistavatesse ja hoidvatesse kätesse. Anna neile ja meile kõik seda teadmist, et see ei ole meie asi ja teema, mida me kirikus teeme, vaid see on sinu kutse, valik ja seadmine, et me laiendaksime sinu riiki ja et sinu riik võiks tulla ja meie juurde jääda. Aamen. Me tuleme nüüd ka teie juurde ja paneme oma käe peale. Mina olen viinapuu, et ei ole oksad. Kes jääb minusse, mina temasse, see kannab. Kristus on su arm, Taavi, selle koguduse. Issand ütleb, ära karda, sest ma olen sinuga, ära vaata ennast ümber, sest ma olen su Jumal. Ma teen sind tugevaks, ma aitan sind kannavad sind klaarama õigusega ja jääb. Antud pühad palun Jumal, su jõudu ja tarkus teedida seda koguduse kaitse. Issand ütleb, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isaga muidu kui minu kaudu. Antud issand sulle oma arvamunistust teedida seda.
õndsad on rahulõõlijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Olgu nõnda arv ja abi sinuga, kui sa ei lasu mind teenima issandat saab koguda tagasi. Aamen. Jeesus ütleb, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju, sest lahus minust ei ole midagi. Penistades vend vastutuses, külaga rõõmus, selle kogumise kohtuses isand. Armsad, soovin ka südamest teile õnnistust nendes ülesannetes ja väljakutsetes, mis tihtipeale nõuavad palju kannatlikkust, head meeskonnatöö vaimu, aga eelkõige armastust ja lugupidamist üksteise ja issanda vastu. Ja nõnda olgu Jumala Isa armastus, Kristuse arm ja püha vaimu osadus teiega. Minge rahus. Aamen. Ja meie kava näeb ette, et meil on täna rõõmi auga tunnustada kahjuks ainult mõningaid teie tublisid töötegijaid. Tahaks kõigile tunnustust anda ja aitäh öelda, ka nii see kord on ja eks me kõik teame, et ka need inimesed, kes nimeliselt välja tuuakse, ei ole seda ka päris ise teinud, see on olnud teiste inimeste abi ja toetus ja Jumala õnnistus selle üle. Ja nagu me ka palvetasime ja tänasime Jumalat ka eelmise juhatuse koosseisu eest, siis on suur rõõm, et täna meie keskel ka Väino Heinola, kes on aastaid siin seda juhatuse tööd teinud ja vankrit vedanud. Ja juhul, kui ma leian sinu tänukirja üles, siis ma saan selle sulle kanda. See on selge. Piiskopil on alati kergelt see jama, et käsi tuleb puudu. Ja tahan sind ka isiklikult väga tänada selle suhtluse ja koostöö eest, mis meil on ja ka keerulistel ja rasketel aegadel sa oled selge meelega hea kapteni on see kogudust juhtinud ka keerulistest aegadest läbi, võime öelda siis avarasse vette. Et suur tänu sulle ja ka veel siis tervitused kogu meie diasporaa ja ka ELK poolt. Jumala õnnistust! Tahaksin järgmisena anda edasi Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku tänukirja sulle, austatud armas vend Anna. Ilmselt see tuleb natukene ootamatult ära märkima seda panust läbi aastate siia kirikusse. Ja siin on nagu natukene isiklik nüanss ka juures, kui ka noorele õpetajale oli tarvis ülikooli poolt mentorit ja paluti mind, siis mõtlen, kas Ando ju võiks hakata, et mul on nagu Eestist raske käia. Ja Ando oli nõus vähemalt sinu sõnutsi. Aga kui tõsisemalt rääkida, siis need on olnud pikad aastad, mis sa oled siin tegutsenud ja andnud oma osa, nii et suur tänu sulle selle eest ja ka tänukirjadel on selleks päevaks väga sobiv sõna täna kirjutatud, kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. Rohked Jumala õnnistust, aitäh! Ma tahaksin ka sulle, austatud ametivend ja hea sõber, jätta ühe väikese kingituse, et paberid ja märgid need hiljem. Aga mulle väga lähedane raamat oli
võimalus käia palverännul Roomas, teadupärast katoliku kirik pühitseb juubeliaastat tänavu. Olime seal piiskopide ja abikaasaga ja võib-olla nii mõnigi teie seast ka juhtus Rooma tänav, kui ei juhtunud, siis kindlasti minge. Ja see on Angelo Comastri kirjutis, võeti meditatsioonid siis Püha Peetruse basiilika siis avatud, juubeliaastal avatud uste kunstitaieste kohta ja need on sulle tuttavas ja loetavas keeles ja ka siis juubeliaastaga medal, nii et saad siia panna kirik, või üks väike või ma ei tea, sul autot panna ei ole või koduvõtti kindlasti on, saab panna küll, aga need tekstid on head. Jumala inimesed, aitäh sulle. Neid tuleb õpetada hästi. Ma tahan tervitada nüüd ka teie uut juhatuse esimest härra Toomas Margetit. Paluks siis ka siia korraks. Ma olen nagu poolnaljaga öelnud, et suurem osa mu Kanada sõpradest kannavad meessõpskonna nimed Toomas. Neid Toomaseid on tõesti palju. Ja siin on üks rist, see on Soome käsitöö ühest puutükist tehtud. Et selle saad endale ja siis seda tuljekuid tagasi juhatusega. Ja meil on siin ka mitmed aukirjad Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku poolt üle anda. Siin on ka selline tore tekst peal piiblist: teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad ja kõik need inimesed, kes selle aukirja on saanud, on tegelikult just seda sama teinud. Nad ei ole seda armu ja ende vaka alla pannud, vaid nad on toonud neid issanda koguduse keskele ja nende kaudu palju rõõmu ja õnnistust paljudele. Ja ma tean, et kõik ei ole saanud tulla kas pikkade vahemaade või tervislike põhjuste tõttu, aga me saame kindlasti südamliku aplausiga ka neid tänada ja meenutada. Ja esimene, siis ei ole kuidagi niimoodi teenete järjekorras, aga Lea Pikkov. Järgmine aukiri on antud teile Viivi Kiviustava pühendunud teenimise eest Eesti Evangeelse Luterlikus Kirikus. Järgnev aukiri kuulub proua Anu Randmaale. Kas on jõulis? Helmi Viksten. Ja Maie Leis. Küllap siis saab järgnevatel pühapäevadel ette antud, või edasi antud, aga Jumala sõna homselt tuletab meile meelde, et neid võiks siis tähele panna ja tunnustada, seda me teeme, aga
tunnustus, peamine tunnustus õnnistusena igavese eluna tuleb meile kõigile Jumalalt. Nii et suur tänu ja kasutan ka siis veel võimalust ära tänada kogudust. Te olete täna nii rohkearvuliselt tulnud. Kokku soovida teile õnnistust. Ma usun, kui nii nagu Piibel ütleb, kui ma lubab ja me elame, ma peaksin teie keskel tagasi olema jõulude ajal. Küllap loodame, et saame jälle kohtuda. Ja tänan südamest ka ja toredate rektorite rühma, kogu rühma, et see on olnud tõeline au ja rõõm teiega täna siin koos olla ja oleme kindlad, et Jumala hea käsi ja õnnistus on meie reisi üle. Aitäh kõigile ja ilusat päeva jätku. Tänasel lõikustänu-püha Jumalateenistusel on meil suur rõõm, et tulite meiega koos pühitsema. Eriti külalised Eestist, olgu tänatud ja südamlik tänu Jumalateenistuse läbiviijad, piiskop Ove Sander, õpetaja Ando Kass ja diakon Karl Paju ning orelil ja klaveril Erik Reem ja eriline tänu meie koguduse laulukoorile, keda loodame see oli täna meil esimene kord ja me loodame, et me uuesti saate kuulda meid esimesel advendipühal. Meil on kolmapäeviti kell 7–9 õhtul toimuvad kooriharjutused Erik Reemi juhtimisel ja kõik lauljad on teretulnud. Suur tänu pühakirja lõikude lugejatele ja Alice Jub ja Allan Seim. Palju õnne ka väärikate tunnustuskirjade liikmetele. Olete meile suureks eeskujuks. Ja tänu kuulub ka Margus Jukumile ja Tiiu Roiserele tehnilise abi eest ja videoga. Ja tuletan meelde, et meil järgneb soe lõunasöök alumises saalis. Ma arvan, et võib-olla kõik on teretulnud. Ma tean, et paljud eelregistreerisid, aga ma arvan, et meil on veel toitu järgi, et saate kõik osa võtta. Ja nagu te teate, meie teenistused on järelvaadatavad meie veebilehel, Facebook-lehel ja YouTube kanalil ja uudised saate lugeda ka meie tööterast, mida jagati täna uksel. Need on seal taga ja jälgige ka meie veebilehte. Kui me veel elus oleme ja Jumal lubab, siis on järgmine teenistus pühapäeval 19. oktoobril kell 11:30 enne lõunat, kui pühitseme Peetri koguduse 70 aastapäeva. Ja siis teenib diakon Karl Paju ja orelil on Erik Reem. Ja meil on solist Eestist Henrikus. Et loodan teid kõiki näha, siis järgneb meil kohvilaul Gildiruumis ja ka registreerimine Leeri pühapäevakooli ja mudilaste programmi jaoks. Pühapäeval 26. oktoobril kell 3 Jumalateenistus Ehadares ja pühapäeval 2. novembril hingedepäeva Jumalateenistus, kus mälestame eelmise aasta lahkunuid liikmeid. Siis iga esimene kolmapäev iga kuu 5. novembril on Gildiringi kokkutulek, et alati uued liikmed on teretulnud ja väikene eelteade. Laupäeval 15. novembril
toimub meil Peetri kiriku jõululaat kell 10 kuni kell 3 peale lõunat, sissepääs $2 ja kõik on teretulnud, ka kohalikud, kes siin ümbruses elavad ja palume varakult kinni panna müügilauad $25 eest ja korjame ka esemeid loterii jauks ja neid esemeid palume tuua kirikusse 5. novembriks. Ja kui meil on veel vabatahtlikke, kes sooviksid liituda meie teenistuste ja ürituste toimkonnaga, siis palun võtke ühendust ja võib-olla peale teeme veel mõned ametlikud pildid vabatahtlikutega altari ees, enne kui liigume alla lõunasöögiks. Nii soovime kõigile kaunist lõikus tänu püha. Aitäh! Mingem rahuga ja teenigem Issandat rõõmuga. Sellega teenistus lõppenud, nagu te kuulsite, kõik on teretulnud ühispildile. Tänan!